kõik ka puruks ja kurat võtku teid, mind ja kõike seda rämpsu. Armas ei ole mulle enam sina, armas ei ole mulle enam see mägi, armas ei ole mulle enam lapike kodumaa mulda. Armas on mulle üleilmline tuleviku õigus. Eksitusest ärkan ka mina. Ma lähen. Aga ma tulen tagasi. Tagasi tulen ma. Kui see mägi, see maa, see meri punasesse lööma. Siis peame sinuga punaseid pulmi. Nüüd ammu raputanud. On teistest vaheseid. Ning ilma ees on laevuks saanud, et ainult nõuta või. Ei teiste tõde taha ka, kus vale alati. Või tunnistus uskuda. Neid siis liigata. Oks läks, ilma et ta kordagi massu poole oleks tagasi pannud. Ta 2,5 aastat kooli õpetaja meil olnud. Lemmikõpetaja unustamatud osatäitmised haridusse seda vastatud näiditades. Umisesid veel kaua äksamad õpilaste meeltes kui tõrg. 1908. aasta jaanuaris sai kirjanik Jaan Oksast Samara Kubermangu Srednaja Putkovka Eesti asunduses Köster kooliõpetaja. Juba esimesed kohanemiskuud tähendasid ümberasujale illusioonide purunemist. Koha peal peaaegu ei leidnudki haritasi. Ei ühtegi mõtte ega vestluskaaslast. Ei tule siis imestada, et kõik seltselu algatuspüüded, sealhulgas eestikeelse kirjanduse levitamine, luhta jooksid. Eduard Oks, kes 5 kuu pärast abiõpetajaks tuli, leidis venna eest meele ja välimuse poolest muutanud. Ära mine sinna, kurat, kui sa räägid, sul ole siin asja! Ole vait ja lase mind lahti! Korjama koli kokku ja hakkame minema. Ülamme tuleb minuga koos rongi peale. Sina ei ole minu käsuke. 2 aastat on sinu kuradiga välku nähtud. Ennast kalliks töödud kogu Kubermangu ees. Lapsed naeravad. Vanad vannuvad maapõhja. Imed veel surma ei ole saanud. Kus olid eos? Kus olid, ma küsin enne, kui sa peksa sai? Alguses ma kirjutasin siin. Siis hakkas kuskilt ühe poolt kostnud tüdruku karjumist. Ta tahtis, et isa voodist minema läheks, et ta tahab magama minna. Noh, vanamees oli purjus, kui ma sinna jõudsin. Andsin talle paar korda jalad, nii et ta toast minema kadus. Siis andis tüdruk mulle süüdi. Ta oli selline kõh, kollane. Paisis lehmakusena, nii et Aga siis tuli vanameest, kus tüdruku vendadega tagasi. Kuidas sa sinna sisse sai? Aken oli lahti. Seepärast ma tüdruku karjumist kuulsingi. Sandarmeeriaga tuleb siis ka veel tegemist. See on ju prantsuse keele õpik. Millal sa viimati sisse vaatasid? Lähme. Ma ei saa. Miks? Lugemisring. Millal? Hommikul kell 6. Sa oled hull, Jaan. 100 aasta pärast. Otsid pool minusugused hulle tuletikuga taga its. Sa ütled, ma pole õpetaja. Nagu oleks kunagi aeg tulemas. Millal oleks ühendanud selles, milline peab olema õpetaja. Ja kui seda kellegi suhtes kollakse, siis ometi räägite ennast 100 aastat hiljem pooltki nii palju kui minust. Mine ees. Ma pean tööle. Jaan, ükskõik mida sa muud teed, tule ära koju ja kirjuta. Ma töötan 3 eest, et sulle seda põlve pakkuda. Oma käega viin su tööd Tuglasele. Ei! Teen kõik, mis vaja, Jaan. Ainult tule ära koju ja kirjuta. Mine. Sa ei tule. Ei. Saadame rongi.
valgusesse vaadata. Ka siis, kui aknavee on tarvi, veetud ette, kui kõik on koos. Ikka omaette ja ikka omaette, ka siis, kui sinu liivakell käib ette, ka siis, kui sinu liivakell käib ette. Mis kell on? 6:03. Mis sa seal tegid? Kus? Mis see on? Sa trügist mõne magamistuppa nagu röövel. Lõid mu isa ja solvast mu õde. Miks oma venda kuule ära ei lähe? Ma ei taha siin maha lüüasse. Vaatame ümber. Mitte keegi pole käinud ja ei tule ka. Kas? Aia. Kao koju kuradi liiks! Mine koju, Stepan. Mine. Minuga ei juhtu midagi. Mine. Ei pea meeles, kui sulle ütlesin. Mis see on? Räägi mulle Eestimaast. Eestimaast? Jaa, juuakse. Vedelik hüütakse otse hingesse. Vaht on hingele vaja ja pärmi. Emad õpetavad aina vanemaid lapsi vanade ja määrdunud raamatute taga lugema. Veel lõdrema. See on Eesti. Kas sinu oskad lugeda? Minul pole vaja. Vend on mind aidanud seal, kus kirjatarkust tarvis. Tule, las ma õpetan sind lugema. Eesti ja vene keeles ja saksa keeles. Näe, kedagi pole tulnud. Las ma õpetan sind. Ei, pole vaja. Nii, kindlamalt. Ära värista kätt. Nii. Kas ma sulle niisama ei kõlba jää? Millest me õhtuti räägime? Kui sa lugeda ka kirjutada ei oska. Eile õhtul sa seda ei küsinud. Ei küsinud naiselt. Kas ta lugeda või kirjutada oskab? Ennem teda päästa naisi. Ja see, mis pärast tuli. Seda tahtsid sina niisama palju kui mina. Oks ja naine. Seda suhet iseloomustatud tema töödest nopitud kujundite näol, mis tõepoolest küünivad siivudusest jõhkraseni ja osutavad püsihoiakule. Julmalt ja ropp julge andis ta valgele paberile sõnu emasest ja nende instinktidest. Naise, ta enesõetütrena tunnen, kus peaksin vihkama teda. Ent võimsam kui vihkamine on läbinägemine inimega võrratult mitmekesisesse ilma. Heroilisem kui armastus on täielik mõistmine. Kas ma tohin tegi paluda? Ei, ma ei ole pahane selle eilse õhtu pärast. Ma tahtsin ainult küsida, kus te ka peate minema? Sa käisid seal.
viskas mu välja. Tema viskas su välja ja mina pean sinuga rääkima. Nojah, kogu aeg on nii. Ma ei taha, et ta minema läheks. Ma parandan täiesti ette. Keeran klassi ukse lukku, et lapsed minema jookseks. Annan täiesti tunnid ära. Ja 100 aasta pärast mäletatakse teda, mitte mind. Ma päästan tüdruku tema käest. Ja see armub temasse. See on hullu meeldus, tüdruk. Tule minuga, me ei lähe mitte kuidagi. Te ei saanud aru. Minu pärast võite teie minna, kui tema siin üksi. Kurat! Kurat, ma ei tea. Ma ei tea. Olete kade. Ma ei tea. Mille poolest tema parem on kui mina? Ah! Aga ükskord algab aega, nii kõik pirrud kahel otsa lausa löövad lõkendama. Ja siis. Tea, Kalev jõuab koju. Aga mina leian täiesti. Tormakamaks pole muutunud, mõistlikumaks ka mitte. Aga aega on teine. Ja nad ei tunne teda. Sina ka ei tunne ets. Olgu, aidata, siis võite minna. Nii. Mis sa arvad, Eduard, et ma siis sinult hakkama olen? Ja kuidas veel? Sõbrad ja sugulased ei teadnud palju. Ametlikult lubati maha matta, aga õpetaja ei tulnud. Pidas seda kirikuriidi pühaduse jäästamiseks. Köster tuli. Ärge hüpstage! Meie ei tea palju. Mis me teame, on see, et me siin oleme. Nimelt seda, et mina. See on ikka mina siin. See kõnealuse puusergi sisu on läbi uudisviisi elu järelejärgmiseks jõudu tasandanud. Haptugi tehtud väliste kunstlike takistuse tõttu oma kohust. Aga vaadake, on teil sellest või on teistel sellest keeluomaduse nähtusest. Ei ole mingisugust kasu, mis väärtuse, mis mõttelise tähendusega ülepääsele nähtusele. Me ei tea palju. Suremine on suremine. Viisil pole palju väärtus. On ju ka, aga mis on esimene.
Sina tundsid need moondumisäkilisusest kaaslasel olevat. Ei tundnud need seal kaaslas olevat. Ei ja ammu. Ma austan otsustava jõu võim. Ärge süüdistage. Köster oli viimased sõnad öelnud. Paljud ei saanud millestki aru. Töötõbistele inimestele tuli lugu. Ja nüüd nemad hakkasid õige nüridalt ja rumala arusaamisega mulda peale ajama. Ainult mõni jäi talvakombel seisma, nagu oleks midagi olnud. Keegi avaldas, et hea kõne on olnud. Köster lasti lahti. Pärast venna lahkumist 1910. aasta sügisel muutub Oksa edasitöötamine õpetajana mõeldamatuks. Ja sama aasta lõpul ta rohkete sekelduste saatel ka valetatakse. Oks oli hukkumise äärel ja juhuslikust passisekeldusest alguse saanud vangitapiga kodumaale saatmine 1912. aasta lõpus kas sellest küllap päästis. Ложись! Спокойной ночи. Да. Nii noored, süütud ja rumalad poisid. Kuidas te küll ma minuta koju tagasi jõuab? aasta kevadel toodi Oks Tallinna Linnade Liidu Prihospidali, kus ta suri 25. veebruaril 1918 luuigi põlengil. Tuglase sõnul läks Oks oma räkke elufinaali, kannatades üleinimliku tahtejõuga ja kõige suuremaid kannatusi, ilma kaebusteta. Otsekui oleks põdemine olnud ainult nalja. Sa ütlesid mulle, kes ma olen. Võiksid öelda, miks ma olen, kes ma olen.
olid 7 aastat tööl kui arvustajad. Neil pole mingisugust ühtist väärtust. Aga 800 kohta peavad nemad sellised. Need on.